et kuna Ruuben lõpetas väga hea sellise väljavaatega, et ärge kartke sisepõlemismootorit, meil on natuke sama teema. Ja teemaks oli, et kuhu siis autod lähevad, kas meil üldse on millestki enam kirjutada peale hindade ja ma ei tea. Tuli valesti muidugi. Okei. DKT on meie Messengeri chat. Ma ei saanud kasutamata jätta lihtsalt seda võimalust kirjutada hästi palju DKT-sid. Tõnu, küll praegult Laitse rallipargis, aga kirjutanud autoajakirjanduses rohkem, kui me vist Karl Edvariga kokku. Mina 5 aastat, sina umbes sama palju. Et kui ma nüüd korraks lähen tagasi aastasse 2012, seda ma ühel teisel konverentsil kasutasin, see on nimekiri autodest, elektriautodest, mida osteti toonase Elmo toetusega. Et mõned nimed on tuttavad, mõned mitte. Mõned nendest olid sellised. Päris palju isegi. See oli mingi skämm tegelikult. Ja mis on täna? Ehk siis 10 aastat hiljem, millist elektriautost saab osta. Et pildi järgi ju vaataks, et on ju nagu kirjutamist ja ostmist küll. Aga ma ei tea, on teil lähiajal selline tunne, et varsti saab kirjade otsa? Ma lihtsalt märgin siia juurde, et kas keegi mäletab, mis maksis Mitsubishi Aimju, mida alguses sokutati siis sotsiaaltöötajatele, hiljem ka politseinikele ja kuhu iganes, et peaasi, et lahti saaks. Sellega oli niimoodi, et toona kehtis, see oli siis 10 aastat tagasi, kehtis elektriautodele ostutoetus, mis võis olla kuni 50% auto hinnast. Just. Et selle Aimjevi leti hind oli kuskil 36 000 eurot. Ja sa said selle kätte reaalselt kuskil 18 000. Ja, see algne hind oli isegi natukene rohkem, 36 peale ta lõpuks langetati siis. Nii et 40 000 eurot toonases vääringus ostis siis selle külmkapi, mida ei tohtinud talvel soendada, et muidu olla üle 60 kilomeetri ühe laadimisega nagu ei kippunud saama. Ma tean seda sellepärast, et ma töötasin toona maakonna lehes ja ma seetõttu intervjueerisin sotsiaaltöötajaid, kes siis päriselt nagu sõitsid nende autodega talvel ka ja rääkisid, kuidas ei mahu ühegi normaalse auto rööpasse ära ja käib nagu mingisugune hamster niimoodi klaasvaakna peal. Nii et tegelikult selles mõttes 40 000 euro eest tänapäeval saab osta näiteks Renault Megane E-Techi umbes, millega ma olen isegi sõitnud. Kui toetust antakse, siis saab, muidu ei saa. No ja tegelikult väga mõnus auto. Erinevalt paljudest teistest elektriautodest ei ole enam ka nii tohutult rampraske. Tühimass on seal kuskil alla 1700 kilo, mis on ju isegi nagu täitsa enam-vähem. Nii, ühesõnaga sellega oleme me vestlusega teel sinna, et see on siin Ameerika tootjad, eks ju, et kuhu üldse autoturg. Käisin Pariisi autonäitusel, see kõik tuleb Hiinast. Ma ei tea, millal ta tuleb, üks 10-15 aastat on lubatud, et hiinlased kohe varsti on Euroopas. Kui neid seal niimoodi füüsiliselt vaadata, katsuda, siis on täiesti kihvtid autod. Kas nad lõpuks ka müügile jõuavad, ei tea. Aga kui rääkiti niimoodi autoentusiasti, mida mõtlesime, et me keskendume nagu sellisele, et kas, kui siin ennem on väga tõsistel teemadel, et üldse hakkab auto juhtima või sõidame üldse tõukarattaga ja ühesõnaga kõik see vastutus ja et kas autoga enam nagu lõbus ka kunagi võib olla. Õnneks Ruuben siin lõpus niimoodi tõmbas natukene teema samasse rööpasse, et lähitulevik, lõbus sisepõlemismootoriga auto. Tõnu, kuidas kommenteerid? Sinul on üks sarnane, natuke vanem. Ütleme, et raha kõrvale jättes, kas sa ostaksid sellise auto omale? Ei ostaks, aga ma selgitan selles mõttes, et see on tegelikult hea näide sellest, et kas me peame panema kõik õunad nagu ühte kappi ja minemagi siis puhtalt ainult elektri peale üle või siiski on olemas ka, on seal kõrval ruumi ka millelegi muule, et me jätame nagu lisaks elektrile alles ka alternatiivvõimalustest täna on räägitud, aga et mingil kujul jätame alles ka siis selle sisepõlemismootori, mis siis kas toetab elektrimootorit või elektrimootor toetab bensiinimootorit. No antud juhul ühesõnaga on tegemist siis pistikhübriidiga, millel on 2-liitrine bensiinimootor ja 2 elektrimootorit, eks ole.
või oli ühesõnaga, et saavutada siis enam kui 500 hobujõudu, vägevad kiirusomadused, mis on vaata, et Koenigseggi tasemel, aga vähemalt siis paberi peal väga madal CO2 heide ja väike kütusekulu. Et miks ma ütlesin, et ma ei ostaks seda autot. Üks asi on jah siin see, et kui lähiminevikus selle auto eelkäija maksis siis uuena summa X, siis täna selle Mercedes C63 AMG tänane versioon maksab summa 2X. Eks ole, et ühest küljest on see läinud tohutult palju kallimaks ja teisest küljest siis tohutult palju keerulisemaks. Ja kolmandaks siis tohutult palju raskemaks, mis tähendab seda, et jõuame tagasi selle juurde, millega rektor alustas, et see sõidunaudingu pool. Et üks asi sõidunaudinguks kuidagi kiputakse just seoses elektriautode pealetungiga pidama seda, kui auto maru kiiresti kiirendab paigalt 100-ni. Et see nüüd ongi nagu nauding, et Tesla maru ja auto sellepärast, et ta kiirendab 3 sekundiga paigalt 100-ni. No, okei. Oleme proovinud 3 korda teed ära ja sul on süda paha, ka kangematel inimestel. Et pigem nagu meie siin nagu siis ütleme autoentusiastide taustaga, et me näeme seda sõidunaudingut natuke laiemana, et see ei ole ainult see, mida elektriautod pakuvad, et see tohutu kiirendus. Ja natuke on see ka, et kuidagi autotööstus me saime sellest NEDC kütusekulu näidust, mis oli, ütleme, ainult laboris tehtav VLTP-ni, mis on natuke realistlikum. Me neid aeg-ajalt testime, saame päriselt neid tulemusi kätte. Ja siis tulevad pistikhübriidid, kus on paberil kütusekulu selline 1,5 ja jälle see on laboris joonistatud välja katse ja me ei ole mitte ühelgi juhul. See ongi see, et kui istud selle pistikhübriidiga ainult seinas, ehk et autosid tehakse natuke jälle selle pärast, et saada sinna mingisse seadusandluse sisse ja kes siis sellest võidab. No siin hästi palju sõltub sellest kasutajast, et autotootja ei ole selles süüdi, et selle AMG ostja nüüd ainult tangib ja tallab ja ööseks pistikusse ei pane seda autot. Autotootja ei ole selles süüdi. Kas see AMG on sündinud selle pärast, et temalt nõutakse seda CO2, et ta ei saagi muud moodi seda AMG toota? Või ta lihtsalt on ise oma innovatsiooniga läinud nagu natukene üle piiri, et ma teen nüüd nagu, et saada seda 680 hobujõudu sinna ja no, eks seal on mõlemat, et eks see, kui me vaatame selle auto eelkäijaid, eks ole, mis olid V8 mootoriga, siis see on see regulatsioonide tulemus, mis meid siin, mida me praegu kogeme ja mis meid ees ootavad. Ma lihtsalt tahan ääremärkusena öelda seda, et kui sõiduentusiastid tänapäeval praegusel hetkel paljud neist, mitte küll kaugeltki mitte kõik, ütlevad seda, et elektriauto ei ole nende jaoks, siis võib-olla just autokaugetel inimestel jääb see mulje ja seda ma arvan, et sellised autoentusiastid, nagu ma arvan, et siin saalis ka väga palju inimesi on, peame nagu selgitama, et me ei eelista sisepõlemismootoriga autot sellepärast, et meil on keskkonnas savi. Ammugi me ei eelista seda sellepärast, et meile meeldibki atmosfääri oksendada oma autoga. Et see ei ole ju see põhjus. Aga kui keegi suudaks mulle anda, mul on endal see auto, mis mu hinge rõõmsaks teeb, on Peugeot 106 Rally. See kaalub 830-860 kilo. Kui keegi suudab mulle anda elektrilise auto, mis kaalub sama vähe ja mõjub sama mehaaniliselt ja vahetult, siis ma homme päev vahetaksin selle tõenäoliselt ringi, sellepärast, et see ei ole nagu üks nendest autodest nagu V8 mootoriga AMG näiteks, millele see mingisugune heliline pilt on nagu oluline. Ja see on ka põhjus, miks ma tahan rääkida prantslastest. Ma nüüd ütlesin igaks juhuks peas seda aastanumbrit, mis aastast peaks hakkama kehtima see nõue, et iga uus auto, mis tühimassiga on üle 1800 kilo, maksab selle auto uuena ostja maksab siis ühekordselt iga selle üle kilo pealt 10 eurot. Ei ole üldse kaugel, see oli kas järgmine aasta, seal tuli mingi ülemineku aasta, aga kas see Prantsusmaal on kas järgmine või ülejärgmine aasta? See on lõpuks ometi üks niisugune riik või üks mingisugune surve, mis suunab autotootjaid ka selles suunas, et me peame kuskilt saavutama kilode mõttes kokku hoida. Hästi palju räägitakse sellest, et tänapäevased regulatsioonid on nad siis ohutusega seotud regulatsioonid, ennekõike turvalisusega, et need nagu panevadki autosid nii välismõõtmetelt kui ka siis kilode mõttes paisuma, mis on loomulikult tõsi. Aga teisipidi, kuna keskmise inimese jaoks on auto kaal suhteliselt selline suahili keel,
ehkki ta võiks sellesse suhtuda pigem rohkem nagu oma kehakaalu, et see on nagu talle tähtis, et auto võiks nagu võimalikult vähe kaaluda. Et nüüd on see surve nagu ühe riigi maksupoliitika näol tekkimas. Ja see võiks olla mingisugune idu, mis paneb siis autotööstuse natukene rohkem veerema selles suunas, et me mõtleksime rohkem nagu näiteks Alpine mõtleb, Renault alambränd, mis suutis teha siin alles 4 aastat tagasi sportauto keskmootoriga, mis tühimassis kaalub 1100 kilo ja päriselt kaalubki 3/4 paagiga. Et kui nüüd elektriautode suund suudaks olla samasugune, et seda kaalu saaks alla, seda vahetut sõiduelamist, seda õhulist tunnet, mida ei ole võimalik ka paksemate rehvide parema vedrustusega nagu päriselt niimoodi siis asendada. Kui see saaks nagu siis niimoodi kuskilt nagu selle mingi lumepalli veeremise sisse, ma arvan, et siis võiks nagu entusiasti pilgu läbi see tulevik muutuda üksjagu helgemaks. Jah, et mina näen seda aega seal, teie ei näe, et mõned teemad siin saab vahele jätta, sünteetilist kütust täna juba räägiti, võib-olla see päästab entusiast. Nii, lähme siis teise teema juurde, mis oli, et kui nüüd kõik läheb elektriliseks ja kõik autod on hästi rasked ja natukene sõidurõõmu kipub nagu ära kaduma ja võib-olla üldse varsti ei lubatagi müüa mingeid autosid ja kõik autod juhivad ennast ise. Et kas nüüd tuleks hakata siis asju kokku ostma? Lihtsalt lähtume eeldusest, et aastal 2035 need autod jätkuvalt võivad sõita. Küll see on hea vabandus hakata autosid kokku ostma. Jah, kütust ilmselt käid ostmas kuskil ühest tanklast, keset Eestist seda sünteetilist 6 eurot liiter, aga ütleme, et sind vangi ei panda. Nii, see kiri peab olema, me ei anna investeerimisnõuandeid, palun mitte ostma hakata meie nõuannete peale. Lihtsalt me oleme omavahel seda asja nii palju rääkinud. Ja siis on õudselt hea nende mõtetega mängida, et sain kuskilt näiteks 100 000 eurot, no ma panen 50 000 indeksfondidesse nagu mõistlik inimene, aga äkki selle ülejäänud 50-ga teeks midagi. Et ja siis kindlasti hästi palju kasutaks sõna investeeringuauto. Et tegelikult on siin nagu erinevad tasemed. Ühesõnaga, et see on see, et kui sa selle auto lõpuks maha müüd, siis sa ei ole hävinud. Minul seda õnnestunud teha ei ole. Tõnul vist paar kord on elus. Siis teine on see, et sa oled omadega nullis. Lõpuks on see, et saad isegi kasumi. Ja 4. on see, et said täieliku lotovõidu. Tõnu, kas investeeringuauto kui selline, kuidas sina sellest lähtud? Kas sinul on mõne autoga niimoodi, et sul on Excelisse kõik pandud ja pärast arvut vaatad kulud? Mis on need kulud, mis tekivad? See ei ole ju tasuta nagu. Ei, no loomulikult ei ole tasuta, et siin on, eks see on suur teema, aga ma nagu ma tahaks tulla nagu sammu tagasi ja öelda, et see on see üks pool, eks ole, kuidas sellesse asjasse suhtuda. Ma arvan, et see autodesse investeerimine, et see on nii üle ekspluateeritud väljend, et sageli peetakse, ütleme, asjadest räägitakse vale nime all. Et tegelikult sageli on tegemist enesepetmisega. aga selle enesepetmise helge külg on see, et isegi kui sa rahadega jääd miinusesse, siis see sõidunauding on sul ikkagi alles. Et see mälestus sisepõlemismootorist on sul ikkagi alles. Aga nüüd nagu ma saan aru, et sa tahad ikkagi seda asja nagu natuke tõsisemaks ajada. Ei taha, Paime juba rahva naerma. Sellega on see, et üldse rääkida sel teemal, et kui keegi ütleb, et ta ostis mingi 10 000 eurose auto ja ta müüb selle 20 000 maha 2 aasta pärast, siis tegelikult see ongi see enesepetmine. Et sellise hinnaklassi autoga jättes üldse kõrvale need pidamiskulud, kuidas siin enne kõlas, et koorid seda muna mitmekihilselt või sibulat, et sealt tuleb neid üllatusi kõvasti, siis sul on püsikulud, mis tähendavad selle auto hoidmist, kindlustamist ja nii edasi, et ütleme niimoodi, sellisel juhul me ei räägi mingist investeeringust, võib-olla parimal juhul me räägime sõidunaudingust. Kuna mina töötan Äripäeva toimetuses, siis minu ümber on hästi palju inimesi, kes on investeerimishuvilised ja väga vähesed neist on autohuvilised. Ja siis, kui mõni neist kolleegidest pöördub minu poole järjekordselt, et kuule, et see autosse investeerimine, ma mõtlesin, et ma ostan mis iganes auto, siis järgmine küsimus neil on mulle, et miks sa ohkad? Et siis ma hakkan nagu jälle seda sama juttu rääkima, mis Tõnu rääkis, et kuskilt maalt nagu
lõpeb raudtee ja algab enesepettus, on ju. Et see ei ole nagu nii lihtne, et selleks, et autosse investeerimise pealt nagu päriselt seda investeeringu mõõdet välja anda, midagi teenida, sul peab olema ikkagi seda auto ja tehnika huvi väga suur. Aga need inimesed võib-olla siis väärtustavad nagu investeerimisest rohkem seda sõidunaudingut. Ma tahtsin lihtsalt selle eelmise listi kommentaariks öelda, minul on õnnestunud paar autot väga odavalt osta ja sind ära lõhkuda erinevat moodi. Just, et riskid on seal suured, aga kui nüüd püüan seda kuidagi rööps hoida, et me siin ei läheks niisama vestlema, et kui see Tõnu või mis võiks olla see auto, mis siis järgmise 10 aasta nagu need omadused või millest lähtuda. Ärme nüüd, mul on siin paar näidet ka kohe varsti võimalik tuua, aga mida hakatakse siis aastal 2030 autos otsima? Mida otsitakse praegult, et mis need? No eks otsitakse lisaks sellele sõidumõnule, eks see on selles mõttes nagu lihtne, et tegemist peab olema kuulsa firma, ägeda mudeliga, mis on tehniliselt innovaatiline, disainilt väljapaistev. No Renault Avantime. kõik see on juba väga ääremaa, ütleme niimoodi. Aga kui me räägime 2030 kontekstis, siis läheb asi selles mõttes huvitavaks, et ilmselt siis otsitakse seda, mida siis enam ei ole. Et vaata, võib-olla siis otsitaksegi selliseid autosid, mis tegid häält, lõhnasid huvitavalt kohati, olid teistsugused kui no ma ei tea, kas 2030 on juba elektriauto valdav, ma ise seda ei usuks. Loodetavasti tuleb ikkagi mingi keskmine lahendus, aga alati jah, kas just investeeringuna parim on otsida midagi sellist, mida enam ei ole, ehk et siis nostalgid seda, aga ma arvan, et seda tahetakse. Jah, ma arvan ka, et selline isegi mitte nagu ütleme üldiste trendidega võrreldes automõistes mitte onu Heino, vaid onu Heino vanaisa. No see on aga miski, mis läheb nagu nendele üldistele trendidele täiesti risti vastu, on tulevikus potentsiaalselt päris hea tootlusega. Et investeerimismaailmas kasutatakse palju seda lühendit FOMO, Fear of Missing Out. Mulle tundub, et see on praegu igasuguste hobi ja klassikaliste autode turul ka nagu päris suur. Et see on ka see, mis osaliselt vähemasti rallib neid hindasid. Miks inimesed on nõus mingisuguse mitte isegi väga ihaldusväärse, aga suhteliselt haruldase mudeli eest käima nendel uhketel oksjonitel välja mingisuguseid summasid, mis ületavad kõik ootused ja nende edasi. Kui muidugi lähtuda sellest, et tegu ei ole mingisuguse orkestreeritud spekuleerimisega või midagi niisugust. No jah, kui laiast pildist rääkida, siis nii-öelda kollektsioneerimisvääriliste autode hind on tõusnud väga stabiilselt juba aastakümneid sõltumata, peaaegu et sõltumata ka nende kriiside tõttu, et kui muud varad on langenud või kõvasti langenud, siis see nii-öelda kollektsionääriautode turg on selle suhteliselt resistentne olnud, mis on huvitav, mis võib-olla näitab seda, et võib-olla seda mulli seal nii palju ei ole, kuigi mõned autode hinnad on tõesti jõudnud juba nii kõrgele, et mõtled, et 10 aastat tagasi sai sellise auto nagu, ma ei tea, 10 000, aga nüüd on ta 110 000, et selliseid näiteid on ja lihtsalt, et tänaseks on see rong läinud ja me isegi tänaselt turult küll selliseid nõuandeid ei oska tuua. Et järgmist nagu mudelit mitteametlikult soovitada, et mis võiks see rong olla? Et sul, kui sa teaks, siis sa ostaks, jah? Jah. No siin on maailm on nii palju muutunud ja kui kõik need inflatsioonid ja asjad siia juurde panna, siis kui no näed, eks ole, ongi BMW M3, et kui selle põlvkonna BMW M3 käis oma hinnakeldris ära niimoodi, et see hind oli kaugelt alla 10 000 euro ja kui me mõtleme, et nüüd see tänane M3 on see järgmine auto, mille hind langeb nagu alla 10 000 euro kunagi, siis seda nagu saabki ootama jääda, et see ei juhtu mitte kunagi enam. Et see rahanumbrid on nii palju muutunud, et hea, kui see tänane M3 kunagi üldse 50 000 euroni langeb. Ehk et see mäng käib nii absoluutarvudes nii palju kõrgemal tasemel, et nagu me teame, siis investeerides sa oma võidu vormistad tegelikult ostuhetkel ära, et kui enam ei ole võimalik osta autosid 10 000 ja siis neid müüa 110-ga, et kahjuks mina seda varianti enam turul ei näe, et see aeg on nagu 2000 alguses nagu mööda läinud. Et siin see tabel ma seletan hästi kribu, et see on market.com lehelt, see on 5 aasta hinnad, selles mõttes me ei saa siin praegult vaadata, mis toimus 2010 umbes, kui need võisid 10 000 olla. See joon on 40 000 USD joon. Ehk et see on näha, et ta vaikselt on 5 aastaga, need on oksjonil müüdud autod. Loomulikult mitte erakätesse, et seda infot seal ei ole.
aga et ma otsisin välja mõned sellised tuntud nimed, mis meil omal vestlustest on läbi käinud. Et sedasama, see on 10 000 joon, et seda M5 sai veel paar aastat tagasi sellise 10-20 000 euroga ja praegult on see tihedam punkt. Oksjonil on tavaliselt ka korralikumad autod, et seal see näitab nagu sellist head kollektsionääri autotaset. No, ja see on läinud, läks juba järgmine, ei läinud, läks järgmine auto. No isegi selle, no siin on paremini näha, et tegelikult viimased, see on ainult viimased... 5 aastat? Ei, see on natuke vähem, et viimased 3-4 aastat on olnud turul mingisugune siuke normaliseerumine, et siuke tohutu suur hinnaralli, seda tüüpi autod turul käis seal kuskil kuni aastani 2015-16, et siis toimus väike normaliseerumine ja siis nüüd vaikne kasv ja mõni auto kasvab rohkem, kui sa paned selle järgmised mõned autod. Kurioosum, mis sa tõid näiteks, et mis on Toyota Supra 4. põlvkonna auto, mida fännide hulgas on ta alati hinnatud olnud, hästi kuulus Supra kõik, aga nagu turul sai seda praegus mõistes kommiraha eest. Ja praegult on paremad eksemplarid läinud oksjonitel 100 000-tega. Et see on see eelmiselt paar slaidi tagasi, see on see lotovõit. See on see, mis mingil põhjusel kuskil siin on, mina ei ole sellega sõitnud, mingid podcastis kuulanud, et võrreldes näiteks Nissan Skyline GTR-iga, et ei ole vahe, Skyline lihtsalt nii palju parem auto. Aga mingil põhjusel see hakkab minema ja jõuab sellisesse kohta. Mängida võib ka teises liigas. Et kui Ferrari F40 sai miljoniga 5 aastat tagasi, siis praegult on need hinnad kerkinud üle 2 miljoni. Et selles mõttes oleneb, et millega mängida on. Et seal klassis vist tegelikult saab juba teha küll nagu viimane oksjon, mida siin laupäeval sai jälgida. Bonhamsi oksjon. Ja seal müüdi ka üks F40 2,5 miljoniga. Ütleme, kui Ferraridest rääkida ja investeerimisest, siis Ferraride hinnad, ma ütleks, on kõige rohkem seda investeerimise nägu. Et seal on reaalselt näha turu kõikumisi, mida on raske selgitada, mis ei lähe kokku alati ei lähe kokku ülejäänud turu kõikumisega. Mõnikord enamasti see kõikumine tähendab siis ülespoole kõikumist, aga sageli Ferraride hinnad käivad ka mingiteks perioodideks natukene jälle allapoole ja siis tõusevad, et seal tundub küll niimoodi, et nagu sa, Karl, vihjasid, et kas on mingid spekulatsioonid taga või müüakse mingeid suuremaid kollektsioone või ostetakse mingeid suuremaid kollektsioone kokku. Et seal on tõesti näha mingeid siukseid natukene anomaaliaid, mis teinekord on omased aktsiaturgudele. Ja suhteliselt kindel, mis alati üldse mingid investeeringus Porsche on vist selline või nad teevad nii palju oma neid erimudeleid kogu aeg, mis siis ongi, Porsche ise müüb neid suhteliselt odavalt, aga millegipärast nad pärast lähevad 2- ja 3-kordistuvad. See on sellepärast, et väga vähesed saavad osta leti hinnaga. Ja siis... Et miks Porsche ise seda kasumit välja ei võtta? Et head sellist nõu me siin anda ei saa. Ka mitte eraviisiliselt vist. Ma olen Tõnult ikka aeg-ajalt üritanud küsida, et kuule, et mida ma peaksin ostma, et ühe korra ei häviks. Aga millegipärast, kas ma ei ole tema nõu kuulda võtnud? No sa ostad Alfa Romeoid ja No võt, et ma ei tea, kas on... Mina annan tegelikult, ma arvan, et päris paljud autoeriala tudengid, noored ja vaesed, nagu nad on, et neil praegusel ajal võiks olla M-kumb, kas E46 või E39 põlve BMW. Ja kui 6-silindrilise bensiinimootoriga tavalist sellist hoida, niimoodi kere ära eroostate ja kõik siuksed asjad, siis me räägime tänapäeval sellest, et autod on markide lõikes järjest rohkem ühesugused. Need on veel nüüd need tavalised BMW-d, mis päriselt nagu sõidavadki teistmoodi kui Mercedes või Audi või Volvo või midagi niisugust. Rool on raske, siduripedaali olemasolul on see ka raske, ongi hea, et rool on raske, sest siis on see PEM-i niisugune tunnetus ja otsejooks ja kõik siuksed asjad. Nii et ma ei kujuta ette, ma ei ole nüüd vaadanud, et mis hinnaga selliseid säilitamisväärseid neid autosid võiks saada. Aga kui mõnel autoeriala üliõpilasel on selline viisakas seisukorras, siis ärge puruks sõitke. Mina annaksin lõpetuseks sellist investeerimisnõu arvestades seda, kus me täna ikkagi oleme.
et ma soovitan kõigil, kes siis, ma saan aru, seal kõrvalruumis tudengid meid vaatavad, et investeerida ikkagi teadmistesse ja oskustesse. Et neid autosid parandada. Et neid autosid kas parandada või siis ise kunagi tulevikus Koenigseggi teha. See on kõige parem investeering. Tänan.